Tervitused! Täna oli mul äratus hommikul juba kell 2:30 ja ikka selleks, et sõita kalale. Taaskord proovin tabada jõeforelli. Ja seekord viib mu tee siis kuulsatele Järvamaa forellijõgedele, kus on püük lubatud lisakaardi alusel. Lisaks harrastuspüügi õigusele siis. Tõotab tulla suhteliselt pikk päev. Jõuan enne 5 ehk päikese tõusuks jõe äärde. Kui ma ka kella 12-ni püüaksin, teeb see juba kokku 7 tundi. Ma arvan, et teengi sellise 7-9 tunnise püügipäeva, et vara hommikus siis lõunani peale lõunat võib-olla veel peale. Seal on isegi 3 maakonna lõikes tihe selline jõgede võrgustik, mis on otseselt. Üks loom läheb üle tee siit, kitseke, 2 kitse. Kaamerat ma ei hakka keerama siit praegu. Väga palju loomi on üldse tee peal olnud. Jänesed, kitsed, siuh-sauh. Üle tee päris ettevaatlikult peab sõitma. Peast on seal vähemalt 7-8 jõgeoja, kus domineerivaks kalaks ongi jõeforell. Aga see ei pruugi ka midagi tähendada. Kõik oleneb, kuidas võtupäev on ja kas õnnestub mõni landi otsa ka meelitada. Alustan püüki jõest, kus mul on rekord kontaktide arv. Ma täpselt ei tea, 20 pealt läks juba sassi. Aga üle 20 kontakti siis ühel päeval jõeforelliga, et oli kuskil 6-7 tunnine püügipäev. Siis ma sattusin küll väga hea võtu peale. See on siis kokku kõigi nende kaladega, kes järgi ujusid, mis ma kätte sain, alamõõdulised tagasi lasin. Paar seal mõõdupiiril 36-37 sentimeetrit. Ja kaasa võtsin tol päeval 2 jõeforelli, 40+ kalad olid mõlemad. Alla kilo nad jäid, 800-900 vast 800-900 grammised. Et mõni aasta tagasi, siin 2-3 aastat tagasi sai tihti siin piirkonnas käidud. Ja päevi, sellised nullipäevi eriti ei olnudki, et midagi alati toimus kuskil jõe peal. Jõuan kohe esimese jõe äärde ja vaatan, kuidas mul seal läheb. Kas õnnestub kala võtma saada või ei õnnestu. Ja vajadusel võib-olla vahetangi jõgesi ja vahetan kohti. Aga vaatame, kuidas tänane päev läheb. Siit läks jälle üks loom üle tee. Ma kaugelt ei saanud arugi, mis loom see oli. Ei paista. Tegin silla juures mõned visked ära, tavaliselt ma alustan püüki, siis loobin kohe silla juures ka läbi. Saab kala kätte, võib koju magama minna. Aga olen saanud küll niimoodi. Kohe püüki alustades silla juurest mõõdus kala juba püügi alguses.
võt. See on silmaga juba alamõõduline. Paarikümne sentimeetrine. Selle me vabastame siin samas ära kohe. Silmast on läbi. Silmast. Läks ära. Esimese 10 minuti jooksul siis esimene võtt kõvasti alla mõõdu. Maksimum oli 25 sentimeetrit. Jälle. Käis järgi. Vabas korraks. Ega forell uuesti ei tule, kui ta korra konksu otsas on käinud. Ei ole nagu aug.
kolmas võtt siis, alla tunni aja on suts püüki olnud, et varsti on tund püüki. Ja kõik on sellised väiksed, aga see neelas selle konksu nii kurku, ma pidin ta välja võtma. Sai ilusti minema. Sentimeetrine jõeforell. Tuleb mu lanti ründama. Nüüd tuleb lausvihma, taevas on üleni all. Paistab, et nii pea järgi ei jäägi. Kui ta niimoodi vee peale plädistab, siis minul nagu usk kaob. Vähemalt mina võtte ei ole saanud sellise vihmaga. Ehk jääb mingi aja peale järgi. Paar tundi on nüüd püüki olnud ja ülejäänud tund aega on nüüd vaikus olnud. Ühtegi võttu vahepeal saanud ei ole. Nii väga vist. Kõik sihukest ühte mõõtu. Üks oli pisut suurem, aga sellised, ma ei oska öelda. 15-20 sentimeetrit. Põhimõtteliselt 5 kontaktega. Täna siis. Üks kala käis veel seal järgi nüüd siis. Jätsin selle musta mepsi punaste täppidega teisele poole jõge puu otsa ja proovin siin väikeste punnidega vahepeal. Sellel käiski nüüd üks kala veel järgi.
Jälle, jube pisikene. Aga sõidab nagu hästi pisikene kala. 20 kuni 30 sendised siuksed. Aga tulevad algul siukse hooga, et ehmatad nii ära. Vaatad, et jube koll ründame. Sõitu teevad mehe eest. Lõpetasin selle jõega ära siin. 5:30 hakkasin püüdma ja 9-ni 3,5 tundi. Selle aja jooksul 7 alamõõdulist jõeforelli. Lähen auto juurde, vaatan kaardi pealt. Siin piirkonnas veel kuskil mingi püügikoha. Äkki on ka õnne mõõdukala saada. Olen mõnda aega püüdnud nüüd siin teise oja peal ja ühtegi võttu siit veel saanud ei ole. Kuus tundi on kulunud nüüd 2 jõe peal kokku ja siin teise jõe peal on kala ka endiselt 0 ja siin ma lõpetasin ära ka. Et hetkel ongi siis piirdunud hommikuse võtuga. Kõik väiksed. Vaatan veel ühe koha siin läheduses. Paar tundi. Olengi jõudnud 3. jõe äärde. Hakkan siin vaikselt loopima. Põltsamaa jõgi siis. Siin on ka forelli on küll siin sees, aga siin on see oht, et aug on siin ka. Praegu mul trossi vahel ei ole. Kui muud ei juhtu, siis äkki mõni aug ikka landi ära viib. Siiamaani olen nagu kaevus loopinud. Ei ole selle Põltsamaa jõe peal ühtegi elumärki, ükski kala endast andnud. Esimest korda olen ka selle lõigu peal. Varem olen siin käinud üles voolu. Ja seal väikseid forelle ja ühe augi olen saanud kunagi. Aga hakkan vaikselt lõpetama ka. Ja kui siin vahepeal midagi ei toimi, siis ma kaamerat tööle ei panegi. Mõned visked veel teen ja tagasi minnes.
siit paar sammu veel edasi ja aga noh, ütleme, et jälle ühe püügikorra lähemal korralikule kalale. Jäid siis täna väikesed forellid hommikul. Toimetavad oma toimetusi edasi ja järgmise videoni jälle.